siin võiks olla näiteks üks pakk soodat, hästi mõni tool. Kuskil siin võiks üks kass olla. Kuidas need kassid teevad seda, kui nad käpa ajavad nagu sinna laua peale ja tahavad mingeid asju võtta? Mingis mõttes me oleme nagu kõik illustraatorid ühel hetkel oma lapsepõlves. Et meil on peas mingi lugu ja siis me ju tegelikult joonistame sinna juurde selle pildi. Ja siis selle jooksed oma ema juurde, eks ole, siis näitad, mis sa joonistasid, siis ta küsib, mis see on, siis räägid selle loo ära. See on väga, väga omane meile. Kuidagi see loo jutustamine läbi pildi. Ma arvan, et ma panen ta nimeks Miia. See tüdruku nimeks. Miia on saanud ülesande või siis mitte ülesande, aga koolist tuleb siis selline heategevuslik küpsetiste müük ja tema tahab teha muffineid ja ta teebki praegu tainast ja vähe, aga õnneks on tal ka minimuffini vormid, nii et ta teeb väga pisikesed muffinid. Et talle tundub, et võib-olla tema need muffinid ei ole nii toredad, kui teiste suured koogid on. Ja siis tal on väga-väga kehva tunne. See raamat räägibki sellest, kuidas siis üks väike tüdruk, kes on saanud hakkama millegi toredaga, tunneb siiski, et äkki see ei ole piisav, äkki see on halvem kui teistel. Ja see teema minu arust on tohutult oluline tänapäeval, sest minu meelest inimesed on sellega nii kimpus. Minu raamatute mõte on see, et ma lihtsalt tahaks, et tekiks mingisugune võimalus vestluseks. Ma ei tea, kui palju vanemad võtavad aega päriselt nagu lastega asju arutada, sest kui me siin ju järjest kasvatame, eks ole, väikeseid inimesi, et mida nad peaksid teadma või kuidas nad peaksid mõtlema, et olla lihtsalt hea inimene.